siin podiseb natuke veisepuljon kütamiseks. Aitab koertel paremini vedelikku tarbida ja annab mineraale ja energiat. Ma rääkisin just pika jutu maha. Siis avastasin, et see ei töötanud. Ühesõnaga, selle veisepuljongi suur pluss on veel see, et kuna nende kontide küljes on liha, siis kui see siin mõnda aega on podiselt, läheb hästi pehmeks. Ja seda sama liha siit kontide küljest. Ma võtan koertele maiuseks. Äge siuke tükk liha tuli, veiseliha. Homme on võistlused, las nad siis naudivad seda luksust. Ja puljongit ma keedan tavaliselt, täna keedan 24 tundi, on see tulel, madalal kuumusel. Kuna ma teen nii väikse potiga, siis ma kurnan ta ära 24 tunni pärast, kui 24 tundi on täis. Ja siis teen uue portsu samade kontidega. Ta tuleb küll lahjem, aga siis on viimne, kui vitamiin nendest välja pigistatud. Ja see puljong täiega meeldib neile. Ja muidugi see kaua küpsend pehme veiseliha ajab nad täiega võrdesse. Siuke kausitäis veiseliha tuli siis puljongist. Ja see jätame edasi podisema. Autoga puhtaks. See on viisakas minna võttasele. Nii, me oleme otsapidi Lätis. Hakkasime mingi 6:30 hommikul sõitma ja nüüd juba oleme äkki tunni pärast kohal. Ma võistlen üleüldse iianiga esimest korda tõuksiklassis ja närv on täiega sees. Aga tuleb anda endast parim ja peaasi, et lõpus oleks. Loodame, et läheb hästi. Teen Amsaga Canicrossi. See oli vist mingi 4 kilti rada. Ettevalmistus on pigem kesine, kuna terve aasta otsa sai siin maja rekonstrueeritud, siis ei jõudnud trenni nii palju kui vaja. Aga midagi on nagu tehtud ka eelmise aastaga võrreldes pigem natukene tagasi tõmmanud. Aga on alles hooaja algus, nii et jõuame siin teha asju. Jah, peaasi, et ise naudiks ja koerad naudiks ja kõik muu on boonuseks. Võt. Ja me oleme kohal. Oleme, jah, vaatame. Oleme rada läbi käimas ja ütleks, et ta on pigem siuke kiirusrada. Paar hästi juurikas koht on olnud, kus ta üsna ettevaatlik olla. Ja esimese poole peal on siuksed liivasemad kohad. Aga ettevaatlikult. Et hea on rada enne läbi käia, siis teab arvestada kõige sellega. Nii, jalutame koerad ära. Meie võistlevad koerad Siiba juba sai meiega koos raja läbi käia.
ja nende kord palju juurikaid. oli jah, täiega juurikasi kohti on päris mitu. Ja liivaseid kohti ka, aga õnneks annab leida rada omale. Tõuksiga just on see, et sinna Põhjaküla juurika sõita, siis võib päris libe olla. Puljang. Natukene. Natuke puljangit. Anna ma paberit, palun. Vaja lagastada. Ikka. Need koerad on tagamaks või kurjalikud. Kurjad koerad on. Nii. Seda oleks keha valmis suureks pingutuseks. Taskuupi. Issand. Võitme Tamsa ei reageeri neile. Need on ilmselt nii pöördes. Nad on kurjad. Nad on tõesti kurjad. Ja oligi aeg hakata sooja tegema. Meie soojendus on tihtipeale kerge sörk, venitused, jalaood ja jooksuharjutused ning ka lahtijooksud. Kõike muidugi filmida ei jõudnud ja ka koerte soojendust me ei jõudnud jäädustada, kuid koertele samamoodi me jalutame nad soojaks, laseme hädad ära teha, siis teeme erinevaid harjutusi, et keha ilusti soe oleks ja olemegi valmis. Süüa saab ja sealt saab kooki pärast. Ja vihm hakkas sadama. Telefon nüüd ei kuku. Nii, me võistluspäev on läbi, sõidame tagasi. Veel oleme Lätis, aga lõpus täiega sadama. Niimoodi, et kui põhimõtteliselt viimased need alad said tehtud, siis hakkas täiega sadama ja kõik istusid autos nii kaua, kui autotasustamine oli. Aga mis sa arvad sellest saali ja kurki? Hoian! Saali ja kurki võistlusest siis? Saali ja kurki on nagu suhteliselt nagu algajate formaadis ja algajate peale nagu mõeldud. Rada oli lisaks nagu nendele märkidele oli graffitiga veel nooled nagu maha joonistatud, mis tegi selle asja veel nagu ultra lihtsaks. Siis stardikoridoris ei olnud rämedat tungimist, nagu ma alguses arvasin, et on. Tavaliselt võistlustel on niimoodi, et stardikoridoris nagu mitu inimest ja koera koos, siis need kõik mingi karjuvad ja lõugavad selle, siis pead ise nagu suutma keskenduda ja oma koera nagu ohjeldada.
seal ei olnud mitte kedagi ja läksid rahulikult minutiliste vahedega. Ülimõnus. Selle koha pealt oli äge. jah, minu arvates ka see rada oli nii hästi maha märgitud, et see oli tõesti väga hea. Teine super asi on see, et seal pakuti süüa. Et Ja. see on siis nii-öelda osalemistasu sees. Väga äge. See oli äge jah, lõpus said kõik said mingit ühepaja toitu ja kooki veel. Et selles mõttes, kui on pikk võistluspäev ja siin ürituse raames juba pakutakse sul seda süüa osalejatele, siis see on nagu super pluss. Et see oli äge. Ja rada oli tõesti väga hästi maha märgitud, et ka algajatel oleks hea lihtne ja need minutilised vahed, et jah, see oli päris hea. Mina oma selle sõiduga ütleme nii, et rahul ei ole absoluutselt. Ja me saime küll 3. koha, aga oli ka 3 osalejat, nii et see ei tähenda mitte midagi. Muidugi meie see nii-öelda see, kuidas see läks, me ise veits saimasime, et see nii läheb. Aga me teame, mille kallal tööd teha. Me näeme selle kallal vaeva ja järgmine kord juba paremini. Vähemalt sai Ian selles mõttes positiivse kogemuse, et lõpus oli tal väga tore. Ja jah, vähemasti lõppes positiivselt. Ja kuidas Amsaga? Amsaga oli väga hästi, nagu mida vanemaks koer saab, seda paremini asjadest on aru hakanud saama, et on vähem võib-olla närviline ja siuke hüplev ka teiste koerte suhtes. Seekord põhi oli nagu hästi alla tehtud, et terve selle jooksuraja eest 4 kilomeetrit suutis ta mind nagu kaasas vedada. Et ei tekkinud sellist kohta, et kus ma oleks pidanud nagu ise üksinda pingutama, et liin läheb lõdvaks või. Väga-väga kõva. Et ma ütleks seda, et Amsa on nagu, seal Canicrossis vaata need esikohad on ikka kõik need linnukad ja eurokad, et Amsa selles mõttes on jumala tubli selle nii-öelda open koertega võrreldes. Need linnukatega võrreldes ta on nagu täiega tubli, kuigi ta on ju meil Husky ja Korgi segu, nii et tegelikult jumala hästi Amsa paneb. Aga jah. Amsa paneb pingelt, jah. Seekord siis keskmine kilomeetriaeg oli 3:39, nii et kui ma enne ütlesin, et eelmise hooaega võrreldes on pigem nagu kehvemapoolsem või mis iganes, aga see tegelikult ei pidanud paika. Tegelikult läks paremini. Vot, ma ise endal ka tundsin seda tõukamisel, et ei ole nii kehv vorm, kui ma tegelikult arvasin. Aga jah, seal olid muud nüansid. Vot. Aga järgmine võistlus on juba järgmisel nädalavahetusel, kus me saame ennast veel rohkem parandada. Ja seniks tuleb puhata, võib-olla veel natuke ettevalmistusi teha. Ja näeme juba järgmine kord.